На счет 3 все говорим привет из Раквере. Раз, два, три. Мама, не будет сам. Ma tunnen laste akna! Ui! Ja segamini päkapikud annaga! Kes teab teid? Kui nemad tahtsid jõule pidada, ei mingeid jõule. Nüüd seisavad seal nagu tuumahambad. Ja mitte keegi ei saa seda nõidust maha võtta, sest mitte keegi ei tea, et ainus võimalus hävitada mu nõidus ja mind ennast on see, kui sa lausud hästi kõva häälega päkapikkudele võlulause. Ära seisa siin nagu kuju, lase valla jõulutuju. Ja siis teed päkapikule pika vai. Ja keegi ei tohi seda lauset kunagi kasutada, sest siis muutuvad kõik päkapikud ellu ja mina muutun halliks suitsuks. Vot nii! Oi, mis ma nüüd tegin? Ma rääkisin ju saladuse välja. Lapsed, ei tohi seda lauset öelda. Ei tohi kellegile pai teha. Ära seisa nagu kuju. Lase valla jõulutuju.
Ja nüüd on mul ülesandeks jagada neid kõiki igale poole laiali. Kas Maardu pool on triin? Üles Maardu pool! Niimoodi, triin veel, lõikame kolmeks. Kõigepealt esimene osa, kas teise mitu klassi? Te peate ennast tegema võrdseks kolmeks grupiks. Esimesed 30 Maardu lapsed lähevad tutvustajana. Niimoodi, kohe mõnujõud kättes olemas ja et kulda teha, on meil vaja väga tähtsam ainet. Ei ole niisugune savijõnd on käes. See on mõnusavi. Igaüks saab väikse tükki savi. Muidugi see ei ole söögisavi, seda ei või ära süüa. Niimoodi. Seda ei või ära süüa. Nii, igaüks saab tükki savi. Palun. Ei, mündid peab. Nii. Lõpetab, teete seda mulle. Aga võidab. Nii. See ei ole söögisavi. Kui on pall valmis, niisugune ümmargune. Väga hea, ilus ümmargune pall on, jah. Selline, nii, tõstame kõik selle palli kahe näpu vahel.
nüüd vajutame näppudega kumakilöögi. Kats. Näete, on niisugune ümmargune nagu lappergune nagu litter ja selle me põlume nüüd kuldmündiks. Kuldmündiks. See nime lihtne. Võtame kõik kõigepealt selle saviringi paremasse kätte, niimoodi paneme käe kinni. Hops, võtame käe õhku. Nii, keerutame seda ümber pea niimoodi. Ja kordame järgi. Savist saagu kuld. Savist saagu kuld. Savist saagu kuld. Vaata, kas on kulda peus. Järelikult on vaja võlupange. Igal võõril alati ketiga kaelas või kuskil tagalastes olemas selline võlupang. Nüüd paneme saviliki siia pange sisse. Niimoodi. Järgmiseks läheb vaja võluvedelikku. See on niisugune spetsiaalne võluvedelik, mis on alati soe. Kunagi ei lähe külmaks. Võite katsuda ka. On mõnus mudel, eks täitsa soe. Vaat nii, kõik võivad katsuda mudelit. Ja nüüd valame natukene võluvedelikku siia savile peale. Ja nüüd on juba abilist ka vaja. No võeti sina seda, vaata, seal on üks peeker. Nüüd on juba võtta see peeker kaasa. Ja võtta siia laua peale kohe. Ole hea, too see siia laua peale kohe. Otsusti panna siia. Nüüd on meil sinu abi vaja. Nimelt sa pead tõstma siia potisse 4 lusikatäit sellist valget võluvõlgrit. See võluvõlg on tehtud Brasiilia ninasarviku, 3 sarvega ninasarviku keskmisest sarvest. Ta on mitmeid tunde jaapatatud kohvimasinas, kuni valmis selline võlg. Sarve, mis sellega tegema peab? Tampima, õige. Niimoodi. Kõik on vaja tampida teiseks pulbriks nagu tupp-supp või toll. No kuidas on läheb? Natukene veel ikka. Kõvasti. Tubli tüdruk. No nii, veel natukene. Kõik saab juba tampitud. Nüüd valame pulbri. Nii, hapsti. Selle nuia võid selle laua peale panna. Niimoodi. Ma olen tõesti teest ära juba. Hops. Ja nüüd, kas sa oled ka julge? Ja kas sa oled julge? Kas sa julged teha või karda puhul? Meil on vaja 3 tiika verd, et savi kullaks muutuks. Ai, ära karta midagi, me võtame siin teie abilised. Niimoodi. Väga hea, tule hoopis sina siia. Niimoodi. Teie võite tagasi istuda. Nii. Ja vaja on spetsiaalselt
niimoodi teeme käega puhtaks, et ei läheks palt silmi sisse. Nii, võtame noa kätte. Ja nüüd lõikame. Nägite, veri saab tulema. Siia? Jah. Nägite, verd tuligi välja. Ikka on veri. Nägid, täitsa puhas. Niimoodi. Ja nüüd võlume saavikullaks. Kõik tõstavad mõlemad käed õhku. Niimoodi. Hakkavad mõlemad kätt ümber pea keerutama. Ja kordavad minu järgi. Simsalabim! Simsalabim! Abrakadabra! Abrakadabra! Savist saabub kuld! Savist saabub kuld! Nüüd ma panen selle võlupulbri siia sisse. Nägite, hakkas kihisema siin peal. Tulge vaatama ligemale, kas savi muutub kullaks. Mäletate, mesil oli ennem täitsa soe. Vaatame nüüd, kui täitsa külm. Nüüd läks veidi ilma. Vaatame, kas siin põhjas on. Näete, on kuldmüntse. Võtame igaüks endale kuldmüntsi siin põhjas välja. Igaüks võtab ühe. Igaüks võtab ühe, ei võta minuga. Igaüks võtab
kui päkapikku lapsed vanemaks saavad, hakkavad nad seda mängu mängima keerulisemalt, kas sul jäi sama puugi vahele? Ei jäänud, väga hea. Nii, et... Oi, ega see on keegi ära kaotab või? Äkki on kellegi teeruumist on nüüd kaotab? Oi,
Raua ja süsinik. Raua ja süsinik. Kes sa oled? Kuidas sunasta jäi? Ja priiusi. Paradu njetu. Nii, tšau! Ei tule kaasa? Ei tule minu juurde. Teie ei tule. Teie tulete minu. Меня. Привет! На счет 3 все привет. 1, 2, 3. Kuulake mind. Nii, kolmas klass kuulab. Nii, minge paar sammu laua juurest eemal. Tarja, tassi kaldu. Oota, väga hästi. Mis te arvate? Poisid, tulge siia pooli ja kuulake seda rääkida. Teiega täna piparkooki ajaloost rääkima. Ma tahan teada, kas te kodus piparkooki ka teinud olete? Öelge mulle, kas teile piparkoogid maitsevad? Maitsevad. Mis te sinna piparkooki laita sisse panite? Ананасsi! Kuulge, kas te saite üldse aru, mis ma küsisin? Piparkoogid ainas on, millest piparkooke tehakse? Saite aru? Meil oli see tee. Kuula, mõtle taha. Kui teil on ainased, mis te sinna mõtlete? Aga mis seal veel on? Kõrvad on täna puhtaks pestud, me vaatame praegu. Õpetaja jagab igaühele piparkooki, ühe piparkooki. Mina hakkan teile teed jagama. Nendest termostest on selline paras soe tee. Sellest termosest võtavad suured inimesed ise endale kuuma teed. Selge. Nii, oleme kokku leppinud. Kõik lapsed saavad siit päkapikud käest. Ei ole vaja, siis ütled, jah? Ei ole vaja, mul teeb. Suured inimesed. Kes tahab veel teed? У меня есть фонарик. Не надо фонарик. Piiru ümber selle püüdi, mine sealt poolt, siis on kõik, muidu sa sina minge teie sealt poolt, minge teie sealt poolt, minge sealt ümber.
valgust nüüd. Olgu, me ootame siis. Ennem ma ei hakka rääkima, kui teie tasemeni ei jää. Ma ei jõua teil päev otsa kõigist üle karjuda. Niimoodi, aitäh! Milliseid paharette teie teate, kes võivad jõulud ära rikkuda? Kuri nõid, väga õige. Ehk siis tegelikult see nõid oli alguses kuninganna. Üks kuri kuninganna Brünnhilde, olete kuulnud? Vaata sellist muinasjuttu teate nagu lumivalguke või uinu kaunitar. Vot seal on üks kuri kuninganna Brünnhilde, kes alati tahab igasuguseid pahandusi teha. Aga kartma ei pea, see kuri kuninganna Brünnhilde on meil vangis juba. Me moodustasime 7 päkapikkust spetsiaalse kiirreageerimisgrupi. Kes ta kinni võttis? No selline päkapikkude K-komando. Ja nemad võtsid selle kuninganna kinni, ta on meil järgmises ruumis kinni juba. Pärast lähme vaatame. Aga see nõid, kes meil hommikul siin käis. Teate, mis tema nimi oli? Grinch. Rambampul voomitus. Väga paha tegelane. Tema pääses plehku, muutis ennast suitsuks, aga küll me ta kinni võtame. Ja tema tuli siia meie linnusesse ühe väga kindla eesmärgi. Nimelt eelmise aasta jõulude ajal me võtsime kinni tema naise, väikse vastiku nõia Elfriede. Tema on meil ka järgmises ruumis kinni juba. Pärast vaatame. Niimoodi. Aga milliseid pahasid tegelasi te veel teate? Hunt või? Aga no ega hunt jõule ära ei söö. Aga kas te härjapõlblasi teate? Härjapõlblane, teate, kes on härjapõlblane? Goblin. Nemad on siukesed piisikesed mehekesed. Oo, väga hea, et sa mulle ütlesid. Väga hea. Niimoodi, aga ma räägin teile veidike nendest härjapõllastest. Nad on sellised väga väiksed mehikesed. Ja nemad armastavad hõbedat, kulda, seda kõike endale urgu vedada. Ja kuna kommipaberid on ka läikivad, siis nad käivad laste sussisest neid komme ka varastamas. Nii et kui teil hommikul sussi sees ei ole kommi, siis helistage mulle, algatame kriminaalasja ja hakkame asja uurima. Nii, aga räägime nüüd edasi veidike nendest härjapõllastest. Kui ma olen nad üle kuulanud, siis me paneme nad rahu. See on 3 härjapõllase jaoks. Üks härjapõllane, teine härjapõllane, 3. härjapõllane. Ja siis, näete, siin on kelluke küljes. Kui need härjapõllased on kinni pandud, loeme võlusõnad peale, et nad seda maha võtta ei saa. Ja kui te õhtul hakkate magama jääma ja kuulete akna laua peal, nagu leht käiks, siis hüpake kähku püsti, tõmmake kardinad eest ära ja eematage teda. Uga! Siis ta kukub akna laua pealt alla kohe. Selle jaoks on need kellukesed, et nad ei saaks teile enam sussisest kommi varastada. Saite aru, jah? Väga kaval nipp. Aga üks paha tegelane on veel, kellega meie jõulude ajal tegeleme. Selle nimi on Krampus. Kes tahab meid pärast vaadata, Krampuse pistame seal laua peal ka. Ära kisutada, lahti sealt. See on selline suur karvane sarvedega. Ja vaata need Krampused. Vaatame pärast. Niimoodi, see on nüüd see kuri väike nõid Elfriede. Laseme korraks need taskulampid ära korraks. Pane korraks kinni kõik. Pane kinni või pane taskusse. Taskulamp pane ära. Kas me äratame ta ellu ka või? No, otsustage ära, kas jaa või ei? Olgu, teeme siis, kasa! Diana tuleb alla saada. Kukud muidu maha. Teeme nii,
anda meil siin taoline kaalust alla. Mina ei teinud midagi. Kõik ära. Seda uglab, see uidem. Nii, tähelepanu nüüd. Vaikus, palun. Kas te sellist muinasjuttu teate nagu Shrek? Shrekis on ka üks paha tegelane. Lord Farquaad. Siia nurka ei lähe, jah? Потому что кнопку сломали, сейчас он сам будет играть. Одну кнопку сломали. See Lord Farquaad on meil, näete, seal vangis juba. Järgmine, kuninganna Grimhilde, kellest ma teile rääkisin, seisab seal. Siis on kuningas veel. Ja nüüd on mul teile üks jutt. Meil on veel üks vanglasi, aga see on hästi hirmus. Kõige julgemad võivad sinna minna ja sinna peab õpetaja kaasa minema. Aga õpetaja kardab? Nii, kuulake siis tähelepanelik. See teine vangla on seal. Aga enne me ei lähe sinna, kuni ma räägin ära. Ma ütlesin, ärme lähme siia nurka. Kuulake need tähelepanelikud. Seal on väga imelikud põrandad. Pehmed, kaldus, kõiguvad. Tähendab, keegi ei lükka kedagi. Keegi ei trügi. Muidu võite... Не бойтесь, я сзади. Семен, я знаю, вот, давай. Ну я же тут был, я могу идти вот туда. Пошли туда. Пойдем. Я был уже 2 раза. Пойдем. Я не Так вот, что это там? Блин, я что-то пятое наступил.
сейчас будет скример. Веня, мне так там было страшно. Давай Мина Картин целый. Я. Так было очень-очень страшно. Правда? А можно было сломать? Мальчишки, не уходите далеко. Гигантские шахматы! Максим! See on seal nii kõvasti seinanduses, et seda seal kätte ei saa. Ja ei ole vaja järgmine katsetada. Nii, nagu me teiega kokku leppisime, üks räägib, teise kuula. Nii et proovime sellest lihtsast põhimõttest kinni pidada. Nagu ma ütlesin, siin on meil ajalooruum, aga täna me teeme, igaüks võtab ainult ühe, ainult ühe. Maardu 3. klass. Maardu 3. klass. Olge nüüd rahulik. Olge rahulik. Maardu, papikene, kui raske mul teiega on. Te peate olema kõik hästi rahulik. Me hakkame teiega tegema küünlaid siin.
selleks, et me saaksime küünalt teha, peate te mind kuulama. Sellepärast, et kui te mind ei kuula, võib juhtuda mingi õnnetus. Seda keegi ei taha. Küünlaid hakkame me tegema vahast. Vot need tahvlikesed, see on vaha. Moos, paruski. Ma jagan nüüd iga ühe selle tahvli, kõik saavad. Ärge kiirust. Kõik saavad. Kindad on parem ära võtta. Oota. Ärge kiirustada. Mul on selline tunne, et ma lähen varsti vene keele peale üle. Kuna mulle tundub, et mis tähendab see, kui ma ütlen, et kõik saavad? See tähendab, et ühed saavad natukene enne, teised saavad natukene pärast. See on mesilas vahast. Tähendab, ta ei ole mesilas vahast, see on kunst. Kui keegi lõhub ära selle vaha, ei seda süüa ei ole vaja. Nii, seda süüa ei ole vaja. Kas kõigil on nüüd? Õpetajal ei ole? Nii, õpetajal ei ole. Ja, ikka, mõtlesin teist ka. Rääk teist keeles. Ei, kui teil midagi vastu ei ole, siis mul ei ole küll midagi vastu. Nii, kas nüüd on kõigil? Nii, nüüd on see koht, kus te peate olema hästi tähelepanelikud. Selleks, et me saaksime vahast küünalt teha, võtame kõigepealt selle vaha tahvlikese ja paneme pihkude vahele. Milleks see vajalik on? Asi on selles, kuna meil on vaha praegust natuke rabe, teil ei ole küünalt. Aga miks te vaidlete? Need kõik peavad tegema. Tegelikult ma natukene petsin teid. Kõik teevad. No vaat sellepärast ma ütlen teile, kellel läheb tahvel katki, mul ei ole võimalus teile uus tahvlit anda. Mul tuleb homme ka laps ja mul tuleb ju peale teid ka laps ja siin on täpselt neid vahatahvlikesi igale lapsele. Nii et te peate olema. Me siis ootame, üks grupp oli ka praegu viilepärast, et tekkis mulle tõrve. Või saada eksista? Ei, seal on teine grupp. Okei, me lõpetame kohe ära, 5 minutit. Nii, hoiame nüüd siin pihkude vahel. Aga enne, kui me hakkame teiega küünalt tegema, teeme ühe mõistatuse mängu. 100 aastat tagasi, 200 aastat tagasi, 300 aastat tagasi ja veel rohkem aastaid tagasi elekter küll oli olemas, aga inimesed ei osanud seda elektrit kasutada. Ehk siis lampe polnud elektrilamp. Aga kas läks ikka pimedaks? Ruumid läksid pimedaks. Mis te arvate, millega võis valgust teha? Küünal. Aga mis veel andis valgust ruumis? Пламя. Туль. Ну, ei ole see tuul. Lõkke, õige. Kaminasse tehti tuli, kaminas tuli põles, andis valgus. Nii et küünal, lõkke, aga mis veel oli? Millega veel võis teha? Teie oli. Millega? Teid oli. Ja teate kõik. Et teie olite, andsite sooja. No küünal me rääkisime juba. Kas te teate, mis asi on õlilamp? Õlilamp on selline, näeb välja nagu teekann. Ma sinna vaatan. Sinna kallati õli, pandi siis tilas nööritele läbi, mille nimi oli siis tahk, jämedam kui see, mis meil on. Mööda tahti imbus õli ülesse, pandi põlema ja niimoodi saadi valgust. Aga mis veel võis valgust anda? Päike. Too öösel päikest ilule. Mis see?
Olete kuulnud tõrvikut? Paakle? Ma ei pannud tähele, ju siis kõik koos rääkisid, nii et väga tubli. Aga mis veel üks asi oli, mis andis valgust? Kas te teate, mis asi on pirru? Lutšina. See on selline laast, peenikene. Seal oli siis selline laastu hoidja, umbes niimoodi. Pandi see laast siia vahele, hästi pikalt, pandi põlema ja siis kui ta põles, pandiski valgus. Sellist valgust siis said endale või kasutasid vaesemad inimesed, kellel ei olnud võimalus endale küünalt osta. Rikkamad inimesed kasutasid küünlaid, või rikkamad, mis oli siis kirikad ja lood, need said kasutada siis vahaküünlaid. Keegi teine endale nii palju küünlaid lubada ei saa. Nii, aga me võtame nüüd oma selle vahatahvlikese, paneme selle hästi siia surume ääre sisse. Nitšoo, näed niimoodi. Tubli. Nii? Jah, nii võib ka. Näete? Ja siis... Jaa, väga tubli. Ja siis hakkame hästi ettevaatlikult, hästi ettevaatlikult, et see vaha teil katki ei läheks. Hakkame seda vaha ümber selle tahi keerama. Hästi ettevaatlikult, kiiret meil pole, teine klubb ootab küll, aga juuvis siis nendel tekkis selline kellegi vea tõttu väga tubli, väga ilus. Ärge kiirustage, sellega pole kiiret. Rahulikult, kui te hakkate kiirustades tegema, võib teil see vahatahvlikene katki minna. Väga tubli. Ja kui see vahatahvlikene katki läheb, siis on väga kurb. Nii, need küünlad te võtate endaga kaasa. Ärge siin linnuses neid küünlaid tulema hakake panema. Võtate koju, kodus. Ärge üksinda ka neid küünlaid tulema pange. Kui isa-ema on kõrval, siis saate sellest... Vot selle pärast ma ütlen sulle. Kodus siis tee natukene väga tubli. Väga tubli. Kodus teed soojaks selle... Kodus teed soojaks ja siis saate kokku panna. Või teine võimalus on tead, mis sa teed. Kus ta on sul keskelt katki või? Siit lõikad lihtsalt kääridega läbi ja siis on sul 2 väikest. Mida jõuluajal antakse? Lapsed, mis asju antakse jõuluajal? Hei, kolmas klass tuleb siia kiiresti. Palun päkapiku juurde. Lapsed, kas te loomiga vaadata tahame? Lähemalt vaadame. Vanasti oli komme, kuulake nüüd mind, et jõulude ajal viidi ka loomadele midagi maiust, mis neile meeldis. Ja sooviti neile tervist, et nad kosuksid ja oleksid head ikkagi. Teil on päkapikud käinud juba? On päkapikud käinud. Näed, kui tore, tublid lapsed. Aga loomadega sai ühte asja veel teha. Loomadega sai natukene ennustada. Kas 3 julget on mul olemas? 1, 2 ja sina olid 3. praegu. Pärast saavad teised ka, aga alguses 3. Teised tulevad siia natukene taha ja need 3, kes said neema, tulevad minu ette siia. Need tuleb minu ette siia. Kes said? Minu ette. Teised oleme kaugemal natukene. Teised oleme praegu kaugemal. Pärast saate. Niimoodi. Kõigil tuleb mõelda üks soov. Одно хорошее желание надо думать. Üks hea soov. Läs see pea. Ja kelle käest eesikene võtab kõigepealt, selle soov läheb kõigepealt täide. От кого? Ну, во первый период, это желание побыстрее
Zambolditsa. Kui ma ütlen, siis te sirutate käe ette ja näitan veel, et eesikele antakse süüa, näete niimoodi, sõrmed välja sirutatud, sest nii ta kätte ja ta ilusti mukkadega võtab, ei hammuta. А чего вы не идете? Eesile ei tohi. Не идите, возьмите. Eesile ei tohi selja taha minna, tähendab tagumikku juurde ei tohi minna, ta võib jalaga topsata. Ja nüüd teised oot keema natukene, muidu ei tule välja midagi. Ja kui ma ütlen, siis sirgutate ka välja. Если я скажу, тогда да, это желание тогда, это можно сказать, nii teised nad kõrvale, ma toon eesli välja. Nii, tema nimi on Iiah. Ja nüüd Iiah, kuhu läheb kõigepealt, nii sinutage välja käed teevaga. Kohe ruttu, võta ülesse, sest soo peab täide minema. Nii, ja näete, sinu kõigi soovid läksid täide, aga kellegi see esimene läks ennem täide. Nii, ja kõik saavad. Ja paitada võib ka, pildistada võib. Не подходи сзади, Максим, отойди. Сзади не подходи, пожалуйста. Вот, только сзади, чуть подальше. Не подходи сзади, потому что ногой даст себе сильно. Oi. Nii, kas kõik said anda? Pai võib teha, näete niimoodi. Ei meeldi? No otsib ja veel, kas keegile kellegi veel. Kõik said anda. Ja pai võib teha. Miks eesel on nii karvane? Et ta soe oleks täpselt, teil on kasukad seljas, eesil ei ole. Ma küsisin sellepärast, et hobused on siledad, neil ei ole karva paksu. Aga näete, eesil kevadeks läheb nii paksuks võib karv minna, 5 centimeetrit, nii kui lammastab. Ja nüüd võite pilti teha, kes tahab veel pilti teha. Näete, eesel poseerib. Ta mõtleb, kas kuskil veel saab. Карин, сзади не подходи только. Ta lihtsalt mõtleb, et kas keegi annab veel midagi talle. Ну, вон хлебушек возьми, дай. Сзади. Näe, sai veel ja vaata, kui ta on. Ja nüüd on eesel terve ja rõhus, sellepärast, et nii palju häid soovis talle ja teie soovid lähevad täide ja tema omad ka. Et me jooksime veel teisi loomi vaadata ja toita, sellest viima eesli ära, siis ma räägin teisest loomidest natuke veel. Iiahkil on väga hea meelde, nüüd on ta kindlasti terve, sellepärast ei soovista talle nii palju head tervist ja ka teie soovid lähevad täide. Ja läheme nüüd edasi teiste loomade juurde. Näete see lampi taga ja ta lubas, et kui te olete head lapsed, sinna saani peale minna, saani pealt pilte teha, õpetajad teevad pilte, te lähete peale. Läheme kõik korraks sinna. Nii, kõik sinna jõuluvana saani peale pilti tegema. Kes tahab pilti teha, jõuluvana saani peal tuleb siia. Nii, ja leevitame olgu rõõmsad, jõuluaeg on, kingitus tuuakse ju. Võib-olla tuleb jõuluvana isegi, kui te ilusti kutsute.
Nii, ja nüüd teeme... Piparkook ja Väkavi, me sõbrad oleme ja nagu sina meiegi jõule tahame ja nagu sina meiegi jõule tahame. Ootamine pole pikk, kui sul sõber hea, vaid mõne nalja tehtud saad, kui jõulud käes on pea, vaid mõne nalja tehtud saad, kui jõulud käes on pea. Piparkook ja Väkavi, me sõbrad oleme ja nagu sina meiegi jõule tahame ja nagu sina meiegi jõule tahame. Nii. Piisavalt kinni. Väga hea. Iga. Oi, kodu. Tere, Piparkook. Tere, Väkavi. Tere. Mida sa siin teed? Kas sa ahjus ei peaks veel olema? Ei, näe, ma olen täiesti valmis. Kindel? Kindel. Rohkem ei pea küpsema. Ei pea, mis sul seal selja taga on? Kuusk. Selja taga, ma nägin seda. Ei, ma ei pannud midagi siia. Sul krõbises seal midagi. Ei, krõbisen. Näed, ei ole midagi siin. Näed, siin on. Kingitus. No jaa, tegelikult on jah kingi. Kas mulle? Täpselt nii. See on nüüd sinule. Mis on? Kiki. Praegu. Ei saa veel. No sa pead ju jõuluvana ära ootama. Siis saad temale luuletust lugeda ja alles siis saad kinki. Ma võin sinule ka luuletust lugeda. Oraval on tore ema, ronimist ei keela tema keelata ei saa, sest ise ronib ka. Väga ilus luuletus oli. Ei saa ikkagi veel. No mõtle ise, kui sina selle kingi praegu kätte saad ja hiljem, kui tuleb jõuluvana, kõik teised loevad ka luuletusi ja saavad kingitusi, mida sa teed siis pärast. Istud oma kingitusega üksinda kusagil nurgas ja nutta. Küll, aga oodata on igav. Seda küll jah, ootamine, see on igav. Aga tead, Piparkook, nii kaua kui meie jõule ootame, võiksime me midagi koos mängida. Mida? No midagi hästi põnevat, näiteks peitust. Ja, mina peidan ennast, sina otsid. Igav. Peitus on igav. Olgu. Siis mängime mädamuna. Ja, siis saame mõlemad joosta. Viskame palli ja jookseme, panen ka palli. Igav. Aga siis heeringas, 1, 2, 3. Igav. Aga tahad, ma näitan sulle ühte huvitavat asja. Mis asja? Ühte salajast asja. Mis asja? Sellist salajast asja, mida mina võin näidata ainult nendele, kellele see jõulude ootamine hästi pikk ja igav tundub. Minule tundubki ju. Just nagu sinule. Ainult üks küsimus on. Ja. Kas oled sina sellel aastal olnud tubli, korralik ja eeskujulik Piparkook? Olen. Kindel, et oled? Muidugi. Muidugi olen, ma ju just ahjust tulin, ma ei ole jõudnud pahandust teha. Seda küll, jah, sa just said valmis. Siis jah, ma näitan sulle seda. Tule minuga palun kaasa. Kuhugi peab minema veel. Ja, aga mitte
nüüd see kaugele, tule. Tule nüüd rutem. Sul ei olegi midagi näidata niisama jooksemise kõndima. On küll, tule. 100 meetrit kõndima. Tada! Ma ütlesin, et on midagi huvitavat näidata. See on nüüd salajane jõulukalender. Salajane jõulukalender? Täpselt nii. Igal aastal on siin nende akende taga peidus erinevad asjad. Asjad? Mis asjad? Mina ka ei tea, mis asjad. Kõigepealt need tuleb lahti teha, siis ju näeb. Teeme lahti siis? Teeme jaa. Sellepärast me siia tulimegi. Oota. Mis? Sa ütlesid, et see on väga salajane jõulukalender. Kuidas sa tead, et me võime mõne akna lahti teha? Mina olen ju päkapikk. Päkapikud teavadki just selliseid salajasi asju. Ja küll. Nii et teeme lahti. Aga tead, me ei tea seda koodi, millega seda lahti teha. Vaata, siin on numbrid. 2, 5, 4, 1, 3, 4, 5, 2. Mitte mingit koodi ei ole vaja. Saad aru, see kalender on nagu šokolaadikalender. Ainult, et siin ei ole mitte šokolaad sees, vaid mingid muud asjad. Teeme lahti. Teeme muidugi. Ja millise me esimesena teeme? 3. Nalja teed või? Jah, mis tuleb esimesena teha? Täpselt number 1. Teeme 1. 1 on siin, nii. Tada! Küünal ja kell. Ja mis siin taskus on? Üks kinnas. Ainult üks või? Oota, siin kinda sees on midagi. Mingid ümmargused asjad. Nii, mis asjad? Mina ei tea, ma arvan, mingid pärlid või midagi. Pärlid? Ei ole pärlid, pähklid hoopis. Oi, näm. Jaa, mis näeb? Oota. Palun anna need pähklid siia. Veel. Jah, viimane ka. Tahad ise ära süüa? Ei taha. Nende pähklitega on üks mäng. Pähklitega mäng? No jah, üks vana Eesti mäng. See käib niimoodi. Mina peidan nüüd siia peo sisse mõned pähklid ära. Sina pead arvama, mitu pähklit mul selle peo sees peidus on. Nii? Kui sa arvad õigesti, alles siis saad kõik pähklid endale. Ja nüüd mängime. Mängime, olgu. Mina peidan, sina arvad. Teeme nii. Seisad nüüd siin. Nii, silmad paned kinni, ei piilu niimoodi. Mis sa Jaa, küll ma ei piilu. Ei piilu, ilusti oled seal. Vist ei piilu jah, rohkem. Nii, nüüd võid silmad lahti teha. Mis sa arvad, mitu pähklit mul siin peo sees on? Mis ma ütlen, 2 ütlen. No, 3. Arvad, et 3 pähklit? Ossa, see on vale! Üks pähkel oli ainult. Olgu. Proovi veel kord. Silmad kinni. Nii, ei piilu. Ei piilu. Nii, nüüd võid silmad lahti teha. Ja mitu pähklit nüüd on? 3. On jah 3. Ma teen sulle ka. Jaa, tee mulle ka. Jaa, aga võita. Valmis. Nii, valmis juba. Ahah, nii. No ma arvan, et siin on näiteks 2 pähklit. Mis sa teed? Sul peab olema pähkleid peo sees. Aga mul oligi. Aga teises peos. Nii ei käi see mäng. Aga tead, kas keegi tahab ka proovida seda mängu? Sinul oli esimesena käsi. Tule siia. Käia siia. Väga hea. Nii, saime ühe julge.
läbi. Saad läks. Väga hea. Nii, said saanud, kuidas mäng käib. Nii, silmad pane kinni. Ei piilu. Vist ei piilu, jah. Nii. Või silmad lahti teha. Mis sa arvad? Mitu pähklit siin on? Tubli ja auhinnaks saati kõik 3 pähklit endale. Palun, väga tubli. Nii, pähklitega mäng on mängitud. Ja mina saan endale auhinnaks selle ilusa kinda. Ei saa. Ei. Vaata, selle kindaga on samuti üks mäng. Kindaga mängime? Mängime? Mängime ja. See mäng käib nüüd niimoodi. Seda kinnast tuleb üksteisele visata. Nii? See, kes kinnast viskab, peab hüüdma. Kas vesi, maa või õhk. Nii? See, kes kinda kinni püüab, peab kohe ütlema, mis kala, loom või lind seal läheb. Kala või loom? Kala on ka, kes seal vastavad ka seda? See on lihtne, linde ja loomi ma tean. Tead? Muidugi, see on lihtne mäng. Nii et mängime? Olgu, aga kohe peab ütlema. Mõtleda ei tohi. See on lihtne. Nii, ole valmis. Ole valmis. Maa. Maa sõlab. Kes sõlab maas? Maa sõlab. Noh. Vihus. Vihus sõlab maas ja... Ei, ongi lihtne mäng. Mulle. Vesi sõlab. Kes sõlab? Piparko! Aga teeme nii, et sa ei saa seda kinnast endale. Aga teeme nii, et selle kinda paneme sinna taskusse tagasi. No sellepärast, et kui kellelgi veel on igav jõule oodata, siis tema saab ka siia kalendri juurde tulla ja mängida. Seda küll. Ja me võime samal ajal lihtsalt järgmise akna lahti teha. Mida? Järgmise akna? Ei või. Nii nagu šokolaadi kalendri puhul, nii ka selle puhul ainult üks aken päevas. Oi, mul hakkab igav praegu. Jälle igav? Oi, vaata, kuidas mul hakkab igav praegu. Igav ei tohi. Nüüd, aga mängime nüüd peitu. Aga seda mödamuna. Ai, järjest igavamaks. Ai, igav. No jaa, küll. Olgu, teeme siis, aga ainult ühe akna veel. Rohkem mitte. Ja järgmisena teeme. Täpselt, kui ennem oli üks, siis nüüd on ju 2. 3. Nii. Õun, krokodill ja... Muinasjutu. Muinasjutu raamat. Kuule, mängime mõne muinasjutu. Nii, mina suvaliselt võtan, sina ütle stopp. Seda tahad mängida, jah. No olgu, mängime. Stopp! Ma ei taha seda mängida. Mängi seda hoopis. Seda? No olgu, no mängime. Mängime ja siin ongi ainult 2 tegelast ju. Nii, siin on nüüd veel Jänku poeg ja Jänku ema. Teeme nii. Mina mängin Jänku poega, sina mängid Jänku ema. Nii. Ma oleks ise tahtnud äkki Jänku poega. Ei, kuidas sina? Mina olen Jänku poeg, sina oled Jänku ema. Küll, ma olen Jänku. Just nii, täpselt. Jänku poega mängib. Nii, Jänku poeg. Piparko. Jaa? Mis see Jänku poeg tegi seal? Vaata, ma kohe vaatan. Mängis, lihtsalt on öeldud, et mängis. Lihtsalt mängib? Ei ole öeldud, mida mängib? Ei ole. On väga hea. Nii, siis ma tean. Nii. Jaa! Hop-täta, hop-täta, hop-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 
Tule söö porgandit. Emme, aga minul ei ole täna porgandi isu. Minul on täna isu ainult kapsajärele. Ma ei taha mingit porgandit, mina tahan ainult mängida. Nii, ja... Mängupoja. No mis on see?
Emme, tead, mis juhtus? Mul just praegusel hetkel läks kapsaisu ära. Ja just läks ära, mul tekkis isu jälle porgandi järele. Ma ei taha mingit kapsat, ma tahan mängida. Jääkupoja. No mis on? Aga söö siis porgandit. Ja kapsast. Jaa, küll. Porgand. On. Kapsas. Porgandit veel välile. Veel kapsast. Jaa. Nii, ja nüüd hakkame mängima. Pesema. Nii, peseme kõigepealt varbaid. Aga ei taha varbaid pesta. Peseme siis käpakesi. Ei käpakesi ka ei taha. Silmi. Kõrvu. Ei kõrvu ei. Peseme ikka. Ikka. Nii, ja nüüd magama. Juba. Magama. Jaa, magama. Mina laulan lapsele, ise lammas tallele, jänku emo jänkule. Oot, enne, lammas laulab tallele. Lammas. Ei pea, ma tahan selle lambaga mängida. Ja, kus see lammas on, kui sa rääkisid? Nii, lammas, tule mängime. Kus on see lammas, ma ei näe. Oota, emme, oota, Kuni tuleb uksest sisse, langeb lapse laulu peale. Lapse silma sisse, sajab lapse. Emme, mina küll ei taha, et mul uni silma sisse kukub. Laulu peale langeb, ei, mina ei taha. Magavad jääb teine varjal ja on magada, jätku poja lund näha, jätku poja lund vaadata. Emme, kas und, seda saab nagu vaadata? Ja, saab. Oota, und saab siis näha. Jaa, siis mina tahan küll und näha. Ja, kohe hakkame und vaatama. Ja, nii. Ja jänkupoja jäävadki magama. Räägitakse, et jänkupojad magavadki silmad lahti. Räägitakse jaa. Seda oli ju lõbus mängida, on ju Piparkook? Piparkook! Kus sa läksid? Piparkook! No nii, kes on see julge, kes mind praegust üles äratas? Mina olen Piparkook. Piparkook? Aga kes sina selline oled? Ma ei ole mitte kunagi mitte kedagi sellist näinud nagu sina. Mis sa nüüd meelitad niimoodi? Ega mina nii väga eriline ka ei ole. Mina olen Ferdinand. Mis Ferdinand? Ma ei ole kunagi kuulnud. Mina olen Ferdinand, see, kes teeb nii, et tuiskab, et on hästi külm ja et lund sajab. See ei ole üldse hea, kui tuiskab, lund sajab või külm on. Kuidas ei ole? Sellepärast, et siis tuiskab, sajab lund ja siis on külm. No jah, ja näiteks
kas siis sinule ei meeldigi kelgutamine, suusatamine, uisutamine? Tegelikult meeldib küll. No näed, siis on ju hea, et on külm ja lund sajab. Aga tead mis, see aasta on nii vähe lund olnud, kuigi jõulud on kohe käes. No, mis asja? Jõulud kohe käes? Siis ma olen ju sisse maganud. Ja ei, ma pean minema siis kohe ruttu lund tegema. Piparko, mina pean sind vist tänama ka. Oh ei, ära hakka, mis on. Pead küll, sina äratasid mu ju üles. Aitäh! Ja tead, Piparko, kas mina saan midagi sinu heaks nüüd teha ka selle eest, et sa mind üles äratasid? Saad! Ja mis Ferdinand, minu jaoks on jõulude ootamine väga igav. Tee nii, et jõulud tuleks kohe. No seda ma ei oska ju teha. Aga tead, Piparko, mina tean hästi palju mõistatusi. Mina võin sinu käest mõne mõistatuse küsida nii kaua, kui see jõulude ootamine on. Tead, mis Ferdinand? Teeme niimoodi, tead, sinu küsis sinu käest mõne mõistatuse. Nii. Jaa, palun küsi. Äkki ma saan mõne uue mõistatuse teada. Ja nii. Ma ei tea ühtegi mõistatust muidu. Hea küll, küsi sina. Ma küsin ise siis. Niisiis. Mõista, mis see on. Seisab ühes riides nii suvel kui ka talvel. Keegi ei ole suvel ja talvel samade riietega. Ei, no on ikka, see on ju mõistatus. Ei, ma saan aru, et mõistatusega vaata. Sa ei saa olla suvel talve riietega. Sul hakkab ju palav. Sa ei saa olla talvel suve riietega, sest sul hakkab külm. Piparko, kas sina üldse tead, mis asi on mõistatus? No võib-olla ei tea, tundub juba mingi väga igav asi olevat. Ei ole igav. Mõistatus on tegelikult üks huvitav ja lihtne küsimus. Seal on teatud asjad ette antud ja sina peadki nende jälgi arvama, mis see on. Tea küll, mis asi see on siis? Kuus! Ja, keegi ütles kuust. Õige, see on kuus. Kuule, nüüd ma sain aru küll, mis asi see mõistatus on. Said aru? Ja. Nii, küsi veel. Veel? Ikka saab. Mõista, mis see on. Õues mäena, toas veena. Justi, see on lumi. Kuule, ma pidin ju minema tegelikult lund tegema. Mis on, Piparko? Kuule, Ferdinand, kuule. Ütle mulle kõrva sisse üks mõistatus, äkki ma saan pärast kellegi käest küsida. Veel? Ja ikka saab. Mõista, kõrva sisse, ma saan sisse. Ja mis see tähendab siis? See tähendab... Ja küll. Aitäh. Palun, aga nüüd ma küll hakkan minema. Hakka minema, jah, tee palju lund. Proovin teha ja head aega, Piparko. Head aega, Ferdinand. Head aega, lapsed. Teise hästi palju lund. Ja vaata, see järgmine aasta sisse ei maga. Head aega. Oi. Piparko. Oi jaa, lõi piha ära praegu. Ära praegu. Ma jäi keelammaste vahele sinu pärast praegu. Mida sa naerad? Mu jäi keelammaste vahele praegu. See ei ole naljakas tegelikult. Tegelikult ei ole hea. Tead mis? Ma küsin sinu käest ühe mõistatuse praegu. Mis asja? Mõistatuse. Mis asja? Mõistatuse! Küsin, saad aru? Sain aru. Ja. Nii, mis nii keerulis on? Nii, mõista. Ma ei küsi, kui sa näed. Ei, ma ei naera rohkem, ma luban. Mõista. Mis see on? Mudel, aga hambaid ei ole. Nii lihtne. Muidugi ma tean seda, see oled sina. See on mina. Olen ju. Pule hambad pole. On ju? Ei ole mina. Ei ole, olgu. Purevaba hambaid pole. Kas see on ilma hammasteta koer? Ei ole. Ei ole? Tead
Ma mõtlesin ise praegu oma peatoe mõistatuse välja. Täiesti ise? Küsi palun. Mõista, mis see on? Suur ja värviline, kandiline ja numbrid on peal ja aknad kaja tahaks väga mõne akna lahti teha. No jah, see on vist kalender, jah. No ma saan aru su vihjest, no hea küll, teeme siis veel ühe lahti. Nüüd saame number 5 teha. Oota. Sa tegid 4 enne 3. No siis ei saa 5 teha, 5 jääb sinna, nüüd tuleb see 3 tagant järgi teha. Jaa, nii, võti lumi ja mis siin on? Ülesanne, vaata. Näe, hoia. Siin on ülesanne? Jah, näe. See on, siin on ülesanne. See on poolik muinasjutt. See peab kindlasti enne jõule valmis saama, muidu saab üks laps kingituseks pooliku muinasjutuga raamatu. Seda küll ei tohi ju. Seda küll ei tahaks. Laps saab muinasjutu kingiks, siis teeb lahti, loeb pool. Kuule, vaatame, siin on algus olemas. Teeme valmis. Jaa, muidugi teeme. Nii, kuidas see algus on? Karu magab. Karu, nii. Üks jääne ees istub murelikult karu koopa ees. Teine jänes tuleb. Väga hea. Ma tahan, see oleks tuleb. See jänes. Olgu, siis olen mina see, kes murelikult istub. Jah, väga hea. Teeme kohe ise valmis. Ei, mina olen sellega. Mina olen. Ära kisu, see on minule. Anna siia. Ja muidugi meeldib ja tuleb minu mütsi ära istuma. Nii. Istus murelikult. Aha, väga hea. Siis istume. Murelikult. Üle. Mis see parem oli? Kõige parem? Viimane. Teine. Proovime viimast vaata, mis saab. Nii, sa võid tulla. Tere, Kiki. Mis see? Mis istud siin? Jaa, ei, tere. Mis sa istud? Ära. Miks sa istud? Palun ära sega, kas sa ei näe või? Ma mõtlen. Sina ja mõtled? Jaa. Kuule, ma näen, et sa mõtled, sul tuleb peast auru välja lausa. Mis auru? Ja vaata, kõik on auru täis seal. Pea aurad. Mis sa näed? Sa näed. Sina oled ikka meil rumal nagu kapsauss. Minul on kõva pea. Siit seest ei tule auru välja. See aur tuleb seal koopa seest. Mis seal aurad? Seal on karu, kes magab talveund ja see on tema hingeaur, mis sealt tuleb. Karu aurab. Ei, karu ei aura. Ta hingab ja see aura. Mida sina istud siis? Tahad ka magama minna ära? Ei, vaata. Enne kui karu läks magama, käskis ta minul midagi teha. Karu sinul midagi teha? Jaa, ma ei tea, käskis. Seda ma siin mõtlen, mis ta käskis, sest ma ei mäleta, mis see oli. Äkki karu käskis, et tee 10 kukerpalli. Äkki? Tee 10 kukerpalli. Miks peaks karu käskima mul mingit kukerpalli? Ei käskid seda. Oi, ja kasukas valge. Mul ongi kasukas kogu aeg valgida. Äkki karu ütles niimoodi, et kui sa metsa vahel ringi kõnnib, vaata, et sul palju jälgi maha jääks, äkki keegi tuleb muidu järgi. Ütle seal. Vaata nüüd palun siia. Vaata. Nii, kas sina näed siin lume peal praegu minu jälgi? Ei näe, jah. Mina oskan enda jälgi peita ja seda see karu ei käski. Mulle käskis rebase. Oota, mis rebase? Meie metsa rebase. Mis meie metsa? Orantsi rebase. Orantsi rebase? Meie metsas ei ole mingit orantsi rebase. On küll. Ei ole. Sa nägid rebast? Nägin küll. Ei näinud, sa nägid viirast? Ei näinud. Nägid? Nägid? Jaa. Mis sa teed, me mängime ju. Jaa, kes karu mängib? Õigus, karu oli ka. Oota, teeme niimoodi, et mina mängin vahepeal karu ja sina vaidle üksi edasi. Kuidas ma üksi vaidlen? Ma ei tea,
aga ma mängin ka. No olgu, üksi siis... olgu. Muidugi! No mis te kästis? See oli... Ja, nüüd tuli meelde. Mis ta kästis? Karu. Ei, magama läks karu. Karu käskis mul tasa olla. Tasa olla? Jah, tasa. Ta ju magab seal. Nüüd ei jää küll ükski laps pooliku muinasjutuga. Ei jää, saab üks laps ilusa korraliku ja terve muinasjutu. Oi, mis ma nägin praegu? Mis sa nägid? Vaata. Jõulukalender. Ei, no vaata seda. No mis seda? Number 5. No ma näen, number 5 on. Ei no, vaata, kõik on lahti, eks ole. No ja siis? Üks on kinni. No ja siis? No mis no ja siis, vaata, kõik on lahti. Mina arvan, et see on ikka väga ebaaus, kui kõik on lahti, eks ole. Aga üks on peab üksinda kinni olema, ma arvan, tal on väga kurb olema. Ja, kindlasti see on väga ebaaus. Ja. Ei tea, mis siis saab? Teeme lahti. Arvad jah, vist ei jää muud üle, tuleb vist lahti teha. No hea küll, no teeme siis selle viimase ka. Ja tegelikult, ega sellest ei ole midagi halba, et kõik lahti on tehtud. Päriselt? Ma ju ütlesin, see on salajane jõulukalender. Vaata, kui meie näiteks homme või ülehomme siia tagasi tuleksime, siis need aknad oleksid kinni ja siin oleks peidus juba täiesti uued mängud ja ülesanded. Aga teeme lahti. Ja, aga kas sinul oli nüüd huvitav jõule oodata? Oli küll. No minul oli ka. Siis oli ju kasu sellest, et tulime siia. Teeme siis lahti. Teeme lahti ja selle viimase ka ja nii. Homm. Toru. See ei ole toru. See paelega saab midagi väga põnevat teha ja või seda toru. Vaata siia nüüd seda. See käib lahti. Äkki see on mingi ülesanne nüüd. Vaata laul. On hea laul hoopis. Aga õppirutu sõna pähe. Miks ma peaks õppima? Ma tean seda laulu. Sina tead ka. Ma tean, et sa tead, ma ütlesin naidjad. Ja lapsed ka juba teavad seda. Piparkoop ja väkab, me sõbrad oleme ja nagu sina meiegi jõule tahame ja nagu sina meiegi jõule tahame. Ootamine pole pikk, kui sul sõber hea, vaid tule laia tehtud saad, kui jõulud käes on pea. Vaid tule laia tehtud saad, kui jõulud käes on pea. Piparkoop ja väkapikk, me sõbrad oleme ja nagu sina meiegi jõule tahame ja nagu sina meiegi jõule tahame. Just!
kes on hea laps olnud. Väga tubli. Laske käsi alla, kes on paha laps olnud. Oi. Laske käed alla. Nii et olite tubi, kuidas siis koolis ka läheb. Väga tubli. Õpetajate sõna ikka kuulate. Õpetajaid on siin. Õpetajad tõstke käsi püsti, kelle sõna kuulata. Oi kui vähe. Aga kas te ema, isa sõna ka kuulate? Väga tubli. Kas teil päkapikud käivad? Päkapikud on ikka kohusetundlikud, toovad teile maiust. Et ma pöördun siis sõja päkapiku poole, et ta korraldaks asja nii ära, et päkapikud ikkagi tooksid kõikidele maiust. Noh, kui te olete tublid olnud, siis peaks kingitusi saama. Arvate, kõik. Väga tubli. Mul on siin üks suur kingituste kott.